Ahoi siis. Sel korral pikka videot ei tee. Ma arvan vähemalt nii. Tahad kongitsad ka või? Tule rahulikult. On sul kongits ka? Mul saanis on mul. Mine võta saanist. Kohe alguses kino niimoodi. Tee pikaks, see on teleskoop. Sellega sa ei tee midagi. Vaata, las ta tuleb rahulikult ära. Pigem võta rahulikult. Aga ta vastu ei hakka. Siis on aug, suur koll. See on suur aug. Mul oli 6-näini ka niimoodi, et tuligi jumal rahulikult. Natuke hakkab vastu. Annetale seda. Järgi rahulikult. Lasta alla. Tassib ära. Vaatad sa omal ainukest, Jalad värisab. et kui ta läheb, siis las läheb niimoodi, et ta ei jää kinni, vaata sul. Värisevad jalad, jah. Ilmselgelt. Tõesti korraks jalga. Jah, võtan selle eest ära. Et igaks juhuks, et sul Tamil oleks niimoodi, et kui tahab minna, siis las ta läheb, vaata. Võtame selle kolli välja kohe. Õnneks on normaalne Tamil tundub, aga kõik oleme, kus ta on, vaata kinni. 26. Okei, siis ei ole nii. Tõmba pigem keskelt poolt võib-olla. Vaata, aga äkki saab augu puhtaks kuidagi. Kinni jäi. Kinni jäi ja ta augu alla tõmbast kinni. Me näeme, mis seal on. Kinni on. On ja augu all, oota, lase alla poole. Lase alla poole. Lase õrnata hästi, jaa, ma näen lanti. Jaa, väga hea. Nii. Tõstame. Oota. Oota, ma näen lant hoia praegu seal. Ma ei näe, mis see on. Augu all on ikka kinni. Jah, lase alla poole õrnata. Muiska on kinni, augu all. Muiska. Nüüd tuli ära. Nii, oota. Lase alla poole veits. Nii, tule siia poole. Nii. Midagi on, jah. Kas sa saad mine kongitsaga äkki natukene alla, et sa lükkad muiska eemale? Mulle seda. Lase niimoodi, jah. Nii, lükka nüüd muiska eemale sealt. Sellest augu äärest. Oota. Ei läinud. Oota, jää on ees. Jää on ees, jah. Aga ma ei näe, vaata mine ettevaatlikud. Sest kirve küljes on see asi, mis sul seal on. Luts teeb rohkem vist sõitu. Saad sa kirve eemale kuidagi, et me saaks auku seda asja? Või mis seal on? Tuli nüüd lahti või? Jaa, tuleb siia poole, jah. Mis see nüüd on? Oota rahulikult. Mis see on? Midagi pole. Võrk on või? Võrk on. Võrk on vist, jaa, võrk on. Vist, oota. Jaa. Võta see ikka midagi on otsas vist. Ei, võrk on ikka. Ei, midagi on otsas kuskil. Võrgus on keegi. Võrgu said kätte ja seal võrgus on vist keegi. Võrgu sai kätte. Salavõrk või? Tundub salavõrk, jah vist. Lippe siin ei ole. Siin ei ole kuskil midagi. On jah, kala on ka. Kala on ka, mis asi see on? Koha! Ei mäletanud, palju Tamiili peal on. Nii et ma ei ole isegi põhja praegu kätte saanud. Aga täna teine auk ja kala tuleb, et see on väike kala selline. Aga esimesed tulid kohe sinna. Sellised normaalsed pätsid. Normaalsed kalad ikkagi. Kui sellised hakkaks terve päev saama, oleks päris hea, et vaatame, mis see päev toob. Kiiret üles, kiiret alla, kiiret üles, kiiret alla. Et peaks selle kala lendu proovima tuua. Juba keegi vajutas jälle. Nüüd on ilus kala. Ära läks. Nüüd on ilus. Oi, see vajutas ilusti. Tule neid. Opadi. Normaalne. Selline 3-400. Ai, mõnus. Küll see Peipsil on ikka ilm on täna super. See oli ainult -10 ja tuult ei ole ja lausa lust. Otsa tuli kohe, aga ei jäänud. Aga tahab pigem praegu antpoolt, ma ei tea, kui kõrgelt mul on muidugi. Pean kähku uue Tamiili peanama ikka peale. Siis oli, ma mäletasin valesti, ma vahetasin ühel ridval Tamiili ära, aga tuleb välja, et hoopis teisel oli seda Tamiili vähe. Praegu on see 10 meetri pealt püük ka, nii et ja sügavalt. Ja kui keegi tahab teada, kuidas ma püüan, siis vaadake püügistiili. Et mina olen niimoodi püüdnud. Ma ei pretendeeri, et see nüüd 100% õige on. Aga mina olen see aasta niimoodi püüdnud ja nii see kala on tulnud, nii et
on kindlasti öeldakse, et õigemaid viise, valemaid viise. Et ma ei tea, mina olen niimoodi harjunud kolmkandiga püüdma. Et ei ole täitsa ilma nagu jäänud, et see aasta kõige halvem päev on olnud 10 kala. Võtab, aga huvitav, et naljakast otsa. Nüüd jäi, aga mingi väike. Oi jumal. Ja läks ära ka. Kristo, toimib suur kolmkant, see sama 75-ne väga hästi. Ja ma saan praegu. 75-sega püüan. Nii, Eumeril on siis selline päris hea mõõtepulk, millega saab siis kala mõõta. See on vale. See on vale, see on soomlaste koha alammõõt on siin. Aga vaatan, palju jääd on siis. 45 ossa vana. No põhimõtteliselt. 45 senti. Korralik. Jaa. Siuke kilo 2 on juba käes. Viktoriga Mustvest tulime peale. Umbes 20 kilti kaldast. Püüan Rintsi või siis Coco Martini kolmkandiga. Keskel on helendav täpp. Praegu on toiminud, aga siukest ketti pole veel kala saanud või nii-öelda lendu. Et ühest august tuli vist 10 kala, teisest vähem. Vaatame, mis saab. Hästi palju meelitamist tahab täna. Näe, tuli. Päris hästi võttis. Siit tuleb mingi päts. Noh, ossa. Ma räägiks natukene, kuidas siis mina kala otsin. Et praegu on enamus kohad on lumised. Ja selles suhtes otsin lumevabasid alasid, võimalikult suuri või selliseid, mis huvi pakuvad. Puurin. Tavaliselt teen ühes kohas selline 10–20 tõstet, proovin läbi. Kui kala ei tule, siis lähen puurin kohe uue augu, et ei ole nagu mõtet ühe augu peal liiga kaua olla. Et sellest kajaloodiga vaatad, et kui kala on all ja tuleb landile järgi, siis kui sa teda pead ilgelt meelitama, siis sellest ei ole nagu nii hullult tolku selleks, et ta ei söö lihtsalt. Ja siis sa otsid ja mõtled ja näe, normaalsed kalad siit tulevad. Et praegu oli sama auk, mõtlesin, et hakkan siis filmima, et räägin teile, kuidas ma otsin kala, aga mu taktika toimis, 5 tõmmet, kala tuli. Nii et nüüd vaatame, palju siit üldse tuleb seda kala aine. Et Klaiverti panin ka natukene, ütleme selline 50-100 meetrit kõrvale maha. Ja taas ma hakkan tegelikult põhja pealt tulema niimoodi vaikselt üles poole. Ei tee väga pikkasid tõsteid, et sa pead aru saama, mida sa selle kolmkandiga teed. Et kui sa vale liigutust teed, siis sellest ei ole nagu väga tolku, et siis see asi läheb nagu metsa. Ja tegelikult oleks idee õige, oleks tuua see kala õhku lendu, et siis ta on nagu veel aktiivsem. Et ma ei ole viitsinud, ma räägin kajaloodi kasutada nagu pöössi peal. Pigem otsid, kunagi ma olin see laivi vend ja käisin laiviga, nii lahe. Ma ütlen ausalt, see oli ajaga kulu ja teiseks oli see, et jõle palju veatehnikat ja asju kaasa, et terve saan oli tagant täis tehnikat ja siis tee suurt 200 auku ja siis tõsta seda andurit sisse. Ütleme, laivi teema on pigem ikkagi, minu jaoks on ta kohapüük puhas. Et mõni mees teeb paar tõstet, läheb edasi. Aga mõne augu peal, näed sa, esimese kalaga läks aega, teine tuli kohe, nii kui alla lasin. Noh, ai kui sassis siin kõik on. Ai kui sassis, õrnalt kinni. No, loodame, et jookseb lahti. Ai, no sõlmed on. Vaatame, äkki saame korda. Vahest aitab siuke hea tõmme. Ei, siin ei aita. Siis on lihtne lahendus. Ühelt poolt ära, lant välja. Noh, seda landi võiks enne muidugi välja võtta igaks juhuks. Sõlme kohast jälle tamiil ära. See läheb põua, mitte jää peale. Siuksed asju juhtub kalapüügi käigus. Ma arvan, te tahate neid ka näha. Et ei ole kõik nii ilus ja laitmatu, nagu võib-olla vahest kaameras tundub. Nüüd tuleb lihtsalt loota, et
rulli peal piisavalt tamiili alles on. Laseme uuesti alla, vaata mis saab. Silma tagasi otsa. Minul on selle Marko käsitöö ridva peal on, selle peal on Shimano Technium 03. Minul töötab hästi. Ja see rintsi kolmkant on vist, kui ma ei eksi, oli 16 grammi või, mis siin peal on. Proovisin alguses raskemat, aga sellega mingit asja ei toimunud. Ja mul ongi selle ridva pealt on liin otsas, nii et ma pean kas minema liini järgi või minema teise ridva järgi. No, siuksele kõrgusele võiks kala tulla, et siin on umbes 7-8 meetrit on praegu peal. Et kui siin kala on, aktiivset kala, kes sööb, siis näed sa, ongi. Ei olegi rohkem vaja. Väga mõnus. Võimalikult ruttu lant alla tagasi, juhuks kui seal on parv all, äkki saab nad sööma. Ritv on mul siukse keskmisest peenema pitsiga. Mulle meeldib. Hästi tundlik. Kergemate lantidega. Näiteks ka jakkidega on täitsa mõnus püüda. Aga ka siuke kuni 20 grammine kolmkant, et saab väga hästi püütud. Tundlikkus on super. Oi, seda oli kindlasti praegu hästi kaamerast näha. Kala ise ei ole suure, võtt oli ja 100 grammine. Ilusti kinni. Päris panin eile veel lantidele enamustel panin suuremad kolmikud külge. Ahvena suu võrreldes ta kehaga on päris suur. Pole nagu väga väikest seda kolmikut. Kuule, ma sain ka tööle. Niimoodi sipleb. Ossa, see on juba siuke 250-300. Öelda suurem see konks on, seda lihtsam on seda pärast kätte saada sealt suust. Muidugi püüan täna siis jälle rintsi kolmkandiga ja enda tehtud selle Vol 2 ridvaga, mis on 3D prinditud. Väga nagu mõnus, et pigem ma soovitan nende ritvadega on see, et kui on puhas jää, siis proovige võimalikult madalalt maha visata. Sest tegemist on ikkagi süsiniku asja plastikuga ja kui on ikkagi see aasta nagu on olnud -20 ja niimoodi, siis nad võivad kahjuks puruneda. Et oleme ikkagi ausad, et ma ei räägi, et ma ei kiida, et ülista kõige parem on ja. Et sellest tuleb hoida ka, et ta saab küll koormust, on see süsinikpits on nagu ta on. Et neid võib vahepeal minna kahjuks katki. Et see on paratamatu. Et see nagu ütleme nii kulumaterjal. Aga noh, see püügimugavus nagu, ta on hea, kerge, mõnus. Noh, normaalne kala tuleb järjest. Ja mina mõtlesin täna, et ma teen teile lühikese video, aga tuleb välja, et vist täna ei tee lühikest videot ikkagi, et täna teen ikkagi teile normaalse pikkusega video. Kindlasti ärge unustage meie kanalit tellida. Sest nii ma saan teile näidata, opa, ilus. Nii ma saan teile näidata oma kalapüügiseiklusi asju. Et näe, ilus selline mõnus 300. Jälle võttis. Silm vist kadus otsast ära selle pärast. Jälle läks ära kala. Silma ei ole. Täna on see aasta esimest korda nii soe ilm, et mul isegi alus kindlalt ei ole käes selleks, et lihtsalt on nii mõnusad soe, et see kummikinnas on pigem selle jaoks, et ma ei lõhuks seda kätt ära, vaata. Mina on sellest käest ikka ära lõhun, et muidu on nagu liivapaber niigi nende ritvade ehitamisest anda. Käsi on kuiv. Et kui sa liiga palju tõmbad, siis on see, et ta tõmbab selle, ütleme, konksu mööda pealiini, ümber pealiini. Et ei tohi teha liiga kõrget tõstet, seda saate kolmkandiga täpselt aru lõpuks, mis see õige nagu liigutus on. Et kui ta ümber pealiini tõmbab, siis järelikult selle ant mängib väga hästi. Kolmkandi mõte ongi see, et ta pöörlebki ümber enda ja läheb ühte kohta, mitte nagu ütleme, oi, nüüd tuleb ilus kala. Oi, nüüd tuleb koll. Ai, see on mingi poole kilo nahve, ma arvan. Ai, see ikka sipleb. Oppa,
ilus. Oppa, nii, vaadake seda kolli. See on ilus. Ops. Ja sellist järgi me Peipsile tulimegi. Oppa, nii. Ilus. See on väiksem. See ei ole nii suur. See on selline 200-ne. Ühesõnaga, mul enne ei pooleli, kes tahab meie tegemistega kursis olla, siis kindlasti likeige meie YouTube'i kanalit ja ärge unustage ka seda tellida. Ja haipige ka meie videot. Mida rohkem tellijaid, seda rohkem meil on ka motivatsioon igasuguseid erinevaid püügivideosid teha. Siin jälle kuulsin tuttavad, et õlle kõrvale tore vaadata ja et kõik sellised nagu toredad, sellised tagasisid asjad. See on ainult puhas motivatsioon meile, et seda asja kõike teha. Sest ega see kalapüük on üks asi, on ja see on puhas nauding. Aga noh, pärast tuleb see asi ka kõik kokku monteerida, et kui te saate oma 20-minutilise video näiteks, siis see tähendab seda, et mina olen selleks näinud vähemalt 6 tundi, kui 8 tundi võib-olla vaeva, et see asi teile kokku panna normaalselt. Et ei taha nagu ka, ütleme nii, mingit saasta kokku teha. Et prooviks nagu võimalikult head ja sama on täpselt see, et olen kaamerasüsteemi nagu arendanud, et nüüd on mul DJI Action 6, et aitäh Drone.ee-le selle eest, ja muidugi on ka mikrid olemas, et ütleme nii, siin saanisõidule ma mikreid praegu ei võtnud Peipsile kaasa, aga muidu mul on plaan ka, ütleme suve poole või kevadel, kui me hakkame siin käima särge püüdmas asju, et siis mul on juba plaan kasutada ka väliseid mikreid asju, et seda heli veel paremaks saada. Et õnneks täna tuult ei ole, siis see nii palju ei häiri. Ja muidugi, mis mulle praegu selle uue kaamera puhul meeldib, et ma võin põhimõtteliselt terve päeva, terve video ma püüan ära ühe akuga olen püüdnud. Et ei ole see, et kogu aeg on aku tühi või midagi, et peab voolu võrku panna. Praegu on nagu hästi läinud see asi. Ma arvan, et kala võtmist olete näinud küll, et ma arvan, ma teen praegu siit kohalt pausi, et aitab küll sellest lobast ja asjadest nii, et siin seda materjali juba on, et äkki tuleb midagi ilusamalt suuremat vahepeal. Et siis ma näitan jälle seda. Et igal ühel on muidugi omad püügiviisid. Et kindlasti keegi ütleb, et ma püüan täiesti valesti. Aga noh, mina olen niimoodi kala saanud, nii et järelikult ma ikkagi täitsa valesti midagi ei tee. Oh, niimoodi vajutas otsa ei jäänud praegu. Opa! See on siuke paarisajane päts jälle. Normaalne kala tuleb. Opadi. Ilus. Väga ilus kala. Jälle, nii minul kui Markol on praegu umbes, ma ei tea, 50 meetrit vahet. Mõlemad järjest võtame praegu. Oi kui väike. Püüan sihukese peenema ridvaga. Mõned on kurtnud, et ta läheb katki kergelt. Tegelt on, no kas tegelt, aga vahest on teema selles, et selle ridvaga on mõistlik haakida sihuke pool põiki. Ta ei oleks täiesti risti, vaid sihukese nurga all. Et siis surve tuleb rohkem siia kui siia otsa. Et kui haakida täitsa niimoodi ja ütleme, et ongi suurem kala, siis võib katki minna küll. Aga sihukese nurga all, siis mul ei ole läinud veel, jälle vajutas. Otsa, näed. Ilus kala, aba. Läinud ruttu alla tagasi. Endiselt, ega mul täpselt aimu pole, kui kaugel või kõrgel ma põhjas püüan. Arvan, et umbes meeter. Ei saa tõstagi. Juba vajub otsa. Ütleme nii, et väljas on võib-olla miinus, ma ei tea, 8, 9, 10 kraadi.
aga külm ei hakka. Marko teeb live videot praegu. Aga noh, poolest päevast tundub, et tuleb koju sõita. Nii et vähemalt igav ei ole. Palju vaatab, 19 inimest. Nii et tundub, et 19 inimest täna tööd ei tee, nii et või siis hea, mõnus vaadata töö tegemise kõrvale väike kalapüügi laivi ja mõelda, et nemad on laupäeval ka püüdmas, nii et ja see koht, kus ma püüan, ei olegi kaugel üldse sellest, kuhu me pundi maha panime, et mingi pool kilomeetrit maks. Et ma ei hakanud seal püüdma, seal oli nii palju rahvast koos, ma tulin natukene eemale, nii et põhimõtteliselt on kõik käejala ulatuses siin. Ei ole vaja alati sõita kuskile kaugele ära. Ühesõnaga tuli juba üks küsimus, et kelle ritv on mul enda tehtud, ma neid teen. Peipsi sikuridva komplekt leiate kalastuse EU-st. Vol 2 on siis 3D prinditud rulliga. Vol 1 on siis tavalise oranži rulliga, mis on ridva pealt, et 3D on selline ilus. Ta näeb selline ilus välja. Väga hästi toimetab. Pits on praegu selline mõnusam jäigema poolsem, et saab ka püüda, ütleme 30 grammiste kolmkantidega, saab ka 20-stega. Et tunnetus on hea ja mina see aasta siis olen praegu kasutanud tamiiliks, sufiks, mingi mütt, et selline pruuni värvi tamiil tuli just siin kevadel sufiksil välja. Et tundub selline väga nagu mõnus, et ei veni, et tähtis on see, et ta oleks just vähe veniv. Muidugi ka ma tean, et sõber mul kasutab Tehniumi, et Tehnium on ka selline Shimano oma, mis väga ei veni, millega on hea püüda. Liiga veniv, aga siis on see vetruv see asi nagu. Tahtsin just öelda, et vist jäi natukene rahulikumaks, et korra tuli paar sekundit paus sisse. No jämedama tamiiliga on see, et ta lihtsalt ei liigu sul võib-olla nii kiiresti alla, aga ma ütlen ausalt, siin 100% tõele ma ka ei pretendeeri, et ei ole nagu katsetanud, et mul on kõik, ütleme see väiksem on 13 grammine, aga sellega on mul natukene peenem, mul seal selle ridval on 0,25 peal. Oi, mingi sõlm on peale tekkinud. Oi jah, midagi ma viskasin valesti vahepeal. Et neid sõlmesid ikka päeva peale tekib vahepeal. Küsimus oli see, et kas lõks, kiirkinnitus või otse sõlm. Mina seon täiesti tavaliselt kinnise sõlmega, klassikaline, mida ma tavalistel lantidel kasutanud, mulle vist nüüd läks lant sassi tundub. Et kohe ma näitan ka siis, kui juba välja tõmban. Ei olnud lant sassis. Ühesõnaga, kes näeb, siis mul on täiesti tavaline kinnine sõlm siin. Et lõksud asjad kolmkantide puhul, nad kohe rikuvad mängu ära. Suurem tõenusega ta läheb ümber pealiini. Et ei ole mõtet. Et parem on ikkagi täiesti otse siduda külge. Just hetk tagasi lõpetasin Facebooki laivi ära ja sest kuna vaatasin, et auk jäi nagu lahjemaks, et aga noh, ei saa nagu öelda, et auk nüüd hullult lahjaks jäi. Praegu tuleb väike, aga enne seda tulid 2-300 tuli jälle järjest, et ei pannud nagu kaamerat tööle, et praegu tuli väike selline 100 grammine. Normaalne tundus, vähemalt pauk oli praegu selline, et nüüd tuleb poole kilone ahven äkki. Ei tule aukugi, ei tuleb normaalne. Ops, ei olnudki nii suur. Oli enne suuremaid. Aga minul ei ole kindlasti päeva suurim. Mul on ikka 2,5 kilost vähemalt. Mul siuksed pole. Väga ilus ju. Kuule, siin juba on ju täitsa kala, nii et aga ei, kogu aeg ei ole vaja uut silma panna otsa. Panen, no ma ei tea, mul tuleb siis kohe kõleb. Mingi hetk väsib ära, siis pane uus, kui ta on täitsa siuke valkes juba. No praegu oli hästi võttis. Aga ilus kala tuleb jälle, ilus kala kogu tuleb. aeg ei ole uut vaja. Ei tule väike, aga see on mõõdukala, no ma võin selle kotti panna, ma arvan isegi. No, siin ei ole ahvenas mõõtu. Aga ei, see on ilus kala, seda on hea filet. Näita, sul on lätlane või?
siis ma ostsin täna hommikul. jaa, Rintsi Rintsi oma, Ma räägin see on see Melfram. Melkar, jah. ma isalt ostsin täna hommikul ja sellega ma olen siit ühe augu pealt ainult päev läbi püüdnud põhimõtteliselt. Sinu sealt vana auga pealt ma sain 14 kala ja ülejäänud olen siit saanud, ma pole rohkem auke teinud. Okei. Siis kui sa ära kutsusid mind. Aga palju ülejäänud on kõik siit, jah? Jaa, ainult tuleb, aga viiskab ikka tagasi ka. Ei näe, lendu ei tule. Vähemalt praegu pole tulnud. Aga Alda on... Tere tulemast, tuleb ilus kala jälle. Peipsi ahvel. Mõõdus. Aga mina teen niimoodi, et näete, ma ei tea, kes keegi teeb, aga mul on see komme, et ma panen iga kala otsa uue silma omale. Et minul see toimib paremini, ma ei tea. Võite seal kelekoti vaadata. Lihtsalt mõned kilod on, ma arvan. Et aga... Kuule, sa lähed varsti koju ära, aitab küll sulle. Miks? Limiit saab täis, vaata. Konks jäi kindlasti kätte. Et aga sinu see lant, ma ei saanud hommikul, ma räägin, ühtegi kala ei saanud. Ja kui ma sult selle lanti ostsin ja 1. august olen terve päev täna püüdnud põhimõtteliselt. Sinu sealt vana augu pealt sain 16 kala, jälle võttis. Ja nüüd tuleb jälle. Ja tuleb ilus vist kala tuleb jälle, ma arvan. Et selle landiga ma olen terve päev püüdnud ühe augu peal. Ja ei ole pettuma pidanud. Ei, selle nosen tagasi ikkagi. Seda ma ei võta ära. Niipidi on tõesti, jah. Kuidas sul läinud on? Kuradi, ma pean uskuma samasuguse riistareis, see hakkab mul ära tegema. Poisil on õiged riistad. On sul see või? Ritva mul vist... lanti või? Jah. Ühe lanti tegelikult, kui ilusti küsid, siis saad. Mul üks on täpselt veel. Nii, päev hakkab see õhtusse jõudma ja... Ütleme nii, et seal jäi augus jäi vaikseks asi ja... Päris palju uusi auke puurinud ja... Lõpuks siis pool tundi enne lõppu leidsin... Mingi augu üles, kus kala hakkas tulema mul. Vähemalt minul tuleb, Klavertil ei saa sama öelda praegu. Et mõtled küll, tere päev liigub, tegelikult ei ole see asi nii lihtne. Et tuleb ületult otsida, et sain paar kala vahepeal august, aga enamast ikkagi võtma ei saanud. Aga praegu sain umbes selline pool meetrit põhjast. Kuni meeter. Hakkas nagu midagi tilkuma. Võttis jälle õrnalt. Aga otsa ei jäänud. Aga enne oli kalamõõt selles suhtes parem. Aga vähemalt limiidi sai täna täis püütud, nii et selles suhtes võib rahul olla, et täna oli ilus päev. Aga nii me selle Peipsi päeva kokku võtame. Täna on 11. veebruar ja ilm oli ilus ja nii et tuleb veel käia nii palju kui võimalik.